Sõlmede oskus on tähtis sellepärast, et suudate sellega õnnestumise korral korraliku kala veest kätte saada. Kui te vale sõlme teete, lähevad nad puruks, lähevad laiali ja jälle saastavad vett. Erinevad kalani püüdma minnes valiksite siis õige jämeduse, õige tugevusega siis selle nööri või selle tamiili. Siin on esimene sõlm, nüüd ütleme selline hästi lihtne ülesanne number 1. Ühendada see silmus sellesse silmuse tooli. Nii, kõigepealt niisugune asi tehke valmis. See silmus oleks nüüd võimalikult pikk, siis et ta läheksid ümber selle, et te saaksite siin edasi toimetada. See ots on nüüd olemas, nüüd paneme pöörla külge siit läbi, tõmbame siit august läbi ja ongi meil olemas tool. Põlgaga siia, et see jookseb lahti, kui ta nüüd siit koos on, siis ta ei jookse lahti. Kõik on õige, väga õige. Mina olen teinud konksusõlme niisugust. Te võtate nüüd selle nööri, kõige tavalisem kingapaela sõlm. Nüüd tekib siia niisugune aas, näete. Ja see aas tuleb nüüd üle konksu pea siis või konksu selle silmuse, mis konksul on, lükkate üle selle konksu silmuse ja siis tõmbate selle peasõlme või selle pealiini nagu kokku. Siis ta kinnitab selle ära ja see sõlm enam siit lahti ei jookse. Ma näitan teile vahepeal ühte sellist konksusõlma. Võtate selle lühema saba ja hakatame seda siit ümbert kogu aeg. Niimoodi. Siis pistame selle lahtise jupi siit august läbi ja toome teisest august läbi. Ja nüüd läheb sõlm õieti. Teisest august ka. Ja nüüd tema ja opa, ongi tool jälle käes. Teil on see üks sõlm, mis peab, mida te oskate teha ja arvestage, kalavetel ei ole niimoodi, et teil on valgus nii hea. Käed on külmunud, tuul puhub ja on vaja teha uus rakendus, uus konks on vaja otsa panna. Aga nüüd ma näitan teile niisuguse sõlme. Äkki tahate mingil põhjusel ta lahti võtta. Keerate niimoodi 2 tiiru peale siia, panete näpu siia vahele. Siit viite selle otsa läbi ja tõmban selle siit pingule, vaadake, jookseb kokku. Mis ta teeb? Ta poob selle otsa siit nii kõvasti siia tooli külge ära, et ta ei lähe enam mitte kuhugi. Ja vaadake nüüd, kuidas seda sõlme lahti teha. Ops, ja kõik. Oluline on see, et te lähete selle otsaga siit pealt poolt, mitte ei hakka alt minema, siis see jääb teil see järjekord hästi selgeks. Üks tiir, ei ole. Teine tiir ja nüüd siit läheb silmus läbi ja tõmbab selle kokku. On veel võimalus see, et kui tahate igaks juhuks seda sõlme teha selliselt, et ta kindla peale lahti ei lähe, siis saate veel selle otsa siit sellest silmusest ka läbi panna. Ütleme siis niimoodi, et igaks juhuks. Seasõrg on väga lihtne, oletame, et teil on üks ots, mis on vaja niisuguse pulga külge panna. No näiteks aiaposti, oletame, kits on vaja mingil põhjusel sinna kinni siduda. Võtke ta niimoodi kätte, keerake, tehke siuke silmus, üks niisugune silmus on. Nüüd keerake teine silmus, aga vaadake see üks osa, ühel on ühel pool seda liini ja teine on teisel pool liini. Nii, ja nüüd kui te panete niimoodi kokku, ongi seasõrg. Siis see silmus